Iraan arvas, et ta on võitnud. Rahvas oli vastu pidanud tuhandetele löökidele, mis kaasnesid operatsiooniga Epic Fury ning selle Hormuzi väina blokaad oli tekitanud nafta hinnale nii suure surve, et USA oli sunnitud läbirääkimisi pidama. Kuri režiim oli endiselt võimul ja peagi oleks kõik Iraani moondunud mullahide jaoks taas endine. Siis mäed plahvatasid ja kõik muutus. Aga see ei ole USA, kelle pärast Iraani režiim peab muretsema. Midagi muud on tulemas. 5 kurdi armeed on teel, et režiim hävitada ja sisemine oht tundub nüüd surmavam kui tuli ülalt. Kõik algas teadetega surmadest Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuses ehk IRGC-s. 30. juunil tuli uudis, et eelnevatel päevadel oli Iraanis toimunud mitu relvastatud kokkupõrget, mille tagajärjel hukkus 4 Iraani julgeolekutöötajat ja mitu teist sai vigastada. Hukkunute seas oli 2 IRGC liiget, teatas Jerusalem Post, ning Iraani võimud nimetavad neid juhtumeid juba relvastatud terrorirünnakuteks. Kuid tähelepanu väärib just see, kus need rünnakud aset leidsid. 2 IRGC liiget hukkusid Babehis, mis on piirilinn Iraani Hamani Kermanshahi provintsis. Teised 2 ohvrit, kes olid mõlemad politseinikud, surid tulistamistest saadud haavadesse Banehis, mis asub Iraani Kurdistani provintsis. Väljaande teatel on kokkupõrked toimunud ka Mahabadis ja Marivandis. Need asukohad on olulised. Kõik need juhtumid toimusid Iraani lääneosas mägisel maastikul, kus elavad kurdid, ning need olid laiali üle suure ala. Mahabad ja Marivand asuvad teineteisest umbes 230 kilomeetri kaugusel. Nende vahel on Baneh. Pave asub Marivandist 100 kilomeetrit lõuna pool. Kuid kõik asuvad kurdialadel või nende ümbruses. Ja see ongi see ühendav lüli, mis kõike seda läbib. Iraanis on praegu midagi küpsemas. Mida rohkem aega on möödunud sellest esialgsest rünnakute lainest, seda rohkem on ilmunud infot selle kohta, mis toimub Iraani lääneosas mägedes. Levivad kuulujutud, et need 4 rünnakut pole sugugi üksikud juhtumid. Need on laiali rohkem kui 200 kilomeetri ulatuses Zagrose mägede territooriumil ning need on osa suuremast rünnakute lainest, mis toimuvad kõikidel aladel, kus kurdi võitlejad on aastakümneid tegutsenud. See on vihje sellele, mis Iraani režiimi ees ootab. Kürdid, keda see režiim on nii kaua julmalt kohelnud, näivad lõpuks olevat oma jõud ühendanud ning alustavad nüüd koordineeritud rünnakuid IRGC ja teiste Iraani võimude vastu kogu oma territooriumil. Ja mis Iraani jaoks veel hullem, kurdid on väidetavalt juba kõrvaldanud ühe tähtsa tegelase. 30. juunil, umbes samal ajal kui need 4 rünnakut aset leidsid, teatas Iran Wire kummalisest juhtumist, mis oli toimunud Kermanshahi provintsi maanteedel. 29. juunil olevat Mohammad Akbarzadehi sõiduk ümber läinud. Ta sai sündmuskohal raskeid vigastusi ja hoolimata haiglasse viimisest suri Akbarzadeh mõni tund hiljem. Miks see kõik oluline on? Akbarzadeh oli teise järgu kontradmiral ja samuti kõrgeima juhi esindusbüroo poliitiline asetäitja IRGC mereväes. Teisisõnu, oli just selline kõrge profiiliga isik, keda kurdi võitlejad võiksid sihikule võtta, kui nad suurendavad oma jõupingutusi IRGC ja Iraani režiimi lõplikuks võimult tõrjumiseks. Muidugi väidab Iraan, et see kõik oli õnnetus. Akbarzadeh keeras oma auto üle katuse, mitte midagi enamat, pole siin midagi näha. Aga Iraani kõrgematel ametnikel on kummaline kalduvus hukkuda autoõnnetustes ja kogu selle asja ajastus on lihtsalt liiga juhuslik. Tõsi, Kerman asub Iraani kaguosas, kaugel rünnakutest, mis on toimunud kurdialadel ja nende ümbruses. Kuid oluline IRGC tegelane, kes sureb ajal, mil IRGC ja Iraani julgeolekujõud võitlevad kurdidega, sobib selle olukorraga liiga hästi, et seda eirata. See, mis Iraanil praegu käsil on, ei pruugi olla lihtsalt mõne kurdi mässaja kohalik agressioon. See võib olla revolutsiooni algus. Ja kui see nii on, siis pole kunagi olnud paremat aega kui praegu, et kurdid tõuseksid üles ja astuksid vastu Iraani režiimile. IRGC väidab, et see kõik on seotud terrorismiga, üksikute agressiooniaktidega, mis surutakse maha. Kui me jätame kõrvale selle väite silmakirjalikkuse organisatsioonilt, mis ise on sama terroristlik kui võimalik, siis IRGC on püüdnud reageerida. Nagu Iran International teatas 30. juunil. Väidab IRGC, et tappis 6 relvastatud meest kokkupõrkes Iraani loodepiiri lähedal, kusagil Mahabadi ja Piranshahri vahel mägedes. Jällegi, see on kurdide ala ja kui IRGC-d uskuda, kandis 6-liikmeline meeskond relvi ja sõjavarustust eesmärgiga korraldada sabotaaži ja terrorioperatsioone.
Seda ei tohiks pidada IRGC jaoks õnnestumiseks. See peaks olema märk. Iraani haaranud sõjas avatakse uus rinne ja seda ei ava mitte USA. Iraani kurdid asuvad rünnakule ja need esimesed kokkupõrked on vaid algus millelegi palju suuremale, millega Iraani revolutsiooniline kaardivägi toime ei tule. Ajakirja Newsweek andmetel ütleb Norras baseeruv Hengor inimõiguste organisatsioon, et Pavehi rünnaku viis läbi kurdi rühmitus nimega Gori Hiva, mis tähendab lootuse poega. Organisatsiooni sõnul on see rühmitus äsja loodud ning see pole kaugeltki ainus armee, millega Iraani revolutsiooniline kaardivägi silmitsi seisab. Mahabadi intsidendis hukkunud 4 võitlejat kuulusid Kurdistani Vaba Elu partei ehk Pechak mässuliste rühmitusse, kinnitab Pechak ise. See avalik avaldus on iseenesest paljastav. Pechak ütleb otse välja, et nende võitlejad võitlevad IRGC vastu. Aga tõsiasi, et IRGC peab korraga tegelema mitme erineva rühmaga, on režiimi jaoks veelgi murettekitavam. See viitab koostööle, koordineeritusele, ühtsusele. Ja kui kõik need asjad nüüd kokku tulevad, näitab see, et Iraanis kurdi aladel avaneb uus rinne. Tõuseb uus rinne ja selle keskmes on nüüd 5 eraldiseisvat armeed, mis on ühendatud. Aga me tuleme selle juurde tagasi. Praegu näeme siin, kuidas Iraanile antakse maitsta tema enda rohtu. Aastaid on režiim mägedes kurdi rahvast rõhunud. Vastupanu on alati olemas olnud. Nüüd hakkab see vastupanu kujunema millekski, millega Iraani režiim teab, et ta hakkama ei saa. See on selgelt näha ja isegi uus kõrgem juht, Moayyad Khamenei, teab, et ta peab režiimi korda seadma, et režiim oleks valmis kurdi ohu vastu midagi ette võtma. Khamenei lähenemine käimasolevatele rahuläbirääkimistele USA-ga ütleb meile kõik, mida peame teadma tema praeguse mõttelaadi kohta. Juba 18. juunil teatas Al Jazeera, et Khamenei oli allkirjastanud USA-ga peetud rahuläbirääkimiste käigus pakutud vastastikuse mõistmise memorandumi, hoolimata sellest, et ta oli algselt selle sisuga mitte nõus. Tol ajal ütles Khamenei, et ta allkirjastas selle hoolimata oma eriarvamusest Iraani presidendi Massoud Pezeshkianiga, kuna ta soovis kaitsta Iraani rahva ja vastupanurinde õigusi. Nüüd näeme, et olukord on hoopis teistsugune. See on lugu, kus Khamenei ja tema IRGC peavad keskendama kõik oma ressursid eesootavale sõjale, mitte sõjale, mida nad peavad USA-ga. Ameerika ei ole enam Iraani suurim probleem. Kurdid on selle rolli üle võtnud ja kohe räägime teile, miks see kõik oluline on ning uurime, mida need kurdi mässu esimesed sädemed võivad Iraani jaoks pikas perspektiivis tähendada. USA-l võib selles veel isegi üllatav roll olla. Aga enne kui sellesse süveneme, siis see on The Military Show. Me toome teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Kui sa pole seda veel teinud, vajuta telli ja pane kelluke helisema, et olla kindel, et näed, mis meil tulemas on. Nii et kurdioot. Kas see on Iraani režiimi jaoks tõesti nii suur probleem, nagu need rünnakud viitavad? Sellele küsimusele vastamiseks peame kõigepealt süvenema Iraani režiimi ja kurdide ajalukku, kes on teinud Zagrose mäed oma koduks. See ajalugu ei ole meeldiv. Kuigi kurdid moodustavad 10–12% Iraani elanikkonnast, on Iraani režiim neid taga kiusanud praktiliselt sellest hetkest alates, kui endine ülemjuht Ali Khamenei võimule tuli. Neid on alati koheldud kui ohtu. Umbes 4 sajandit on kurdid elanud just seal, kus nad praegu on, Zagrose mägedes. Ja kuigi neil on aastate jooksul alati olnud mingisuguseid probleeme Iraani erinevate valitsustega, oli vanema Khomeini poolt 1979 aastal kuulutatud džihaad kõige kindlam märk sellest, et Iraani režiim tahtis neist lõplikult lahti saada. 1980-ndatel ja isegi tänapäevani on Iraani režiim suutnud kurdi vastupanu enamasti kontrolli all hoida. Muidugi on olnud üksikuid rünnakuid, kuid pikka aega on kurdid olnud laiali pillutatud ning nende vastupanu alarahastatud ja killustatud, mis on teinud Iraani režiimil kontrolli hoidmise lihtsamaks. Aga režiim ja IRGC ei taha ainult kontrolli. Nagu Genocide Watch märkis. 2025 aasta novembris avaldatud artiklis on Iraani kurdid pidanud taluma mitmeid katseid, kus Iraan on püüdnud piirata nende autonoomiat ja sundida neid assimileeruma režiimi loodud Iraani kultuuri. Iga kord, kui kurdid on selle kõige kohta sõna võtnud, on tulemuseks olnud jõhkrad mahasurumised. Kurdide poliitilised rühmitused on Iraani režiimi poolt keelustatud, mis takistab kurdide häälte kuuldavust Iraani poliitilises süsteemis. Tsiviiljuhid arreteeritakse sageli, võttes kurdidelt Iraanis ära need sotsiaalsed vahendid, mis võimaldaksid neil rahumeelselt vastupanu korraldada. Kurdide sümbolid on Iraanis keelatud, samuti ka kurdi keel.
Füüsiliselt tegeleb Iraani režiim Genocide Watchi sõnul meelevaldsete arreteerimiste, piinamise, jälgimisega ning määrab surmanuhtlusi kujuteldamatul määral, kui rääkida nende suhtumisest kurdi elanikkonda. See on taustaks sellele, mida me praegu Iraanis näeme. See on ka põhjus, miks paljud on arvanud, et just kurdide ülestõus tähistab Iraani režiimi tõelist lõppu, kui Operation Epic Fury algas. Märtsi alguses spekuleerisid nii Atlandi nõukogu kui ka välissuhete nõukogu ehk CFR selle üle, kas Operation Epic Fury algus võiks viia selleni, et Iraani kurdid esitavad režiimile tõelise väljakutse. CFR pakkus, et USA operatsiooni lõpp tähendaks Iraani režiimi katset suruda maha neid rühmitusi riigis, kes võiksid kujutada ohtu. Kurdid on võib-olla kõige silmapaistvam rühm, kes selle mõiste alla kuulub, ja see on veel üks motivaator, kui üldse rohkem vaja oleks ülestõusu alustamiseks. Kurdid võivad jätkata vastupanu keskvalitsusele ning võib puhkeda tõsine võitlus. Pole haruldane, et teiste riikide kurdid tulevad vabatahtlikult oma toetust avaldama oma Iraani vendadele. Palju sõltub Washingtoni valmisolekust neid edasi toetada ja veenda Iraani režiimi kättemaksust hoiduma, märkis CFR. Varsti tuleme tagasi Washingtoni võimaliku rolli juurde. Atlantic Council võttis oma hinnangus praktilisema lähenemise, tuues välja, et erinevad kurdi relvastatud vastupanurühmitused Iraanis pole sugugi abitud, isegi kui nad kunagi olid killustunud. Nendel organisatsioonidel on relvastatud tiivad, mis on varustatud vintpüsside, tankitõrjerelvade ja miinipildujatega, mida saab kasutada Iraani režiimi vastu. Kurdi julgeolekujõududel on samuti mitu erioperatsioonide üksust. Üks neist üksustest, terrorismivastane grupp, on USA välja õpetatud ning neil on kaasaegsem varustus, sealhulgas M4 karabiinid, öövaatlusseadmed ja snaiperpüssid. Seega on võimekus olemas ja kuigi kurdid on vähemus, moodustavad nad umbes 10% riigi elanikkonnast, mille rahvaarv on üle 90 miljoni inimese, mis viitab sellele, et tööjõudu on piisavalt, et luua tugev ja ühtne armee. Aga see toob meid kahe asja juurde, mida on vaja selleks, et kurdide juuni lõpus korraldatud rünnakud areneksid välja koordineeritumaks sõjaks Iraani režiimi vastu. Võimalus ja ühtsus. Esimene neist on kindlasti tekkinud. Kõik tänu operatsioonile Eepiline raev. Täielik tuletorm, mille USA ja Iisrael Iraani vastu vallandasid, hoolimata kõigist sellest tulenevatest geopoliitilistest probleemidest, on tõsiselt nõrgestanud Iraani režiimi ja IRGC-d. CBC teatab, et USA on suutnud oma kampaania käigus tabada Iraanis hinnangulisest 16 000 sihtmärgist 13 000. Need sihtmärgid ulatusid õhutõrjesüsteemidest ja sõjalaevadest kuni juhtimis- ja kontrollkeskusteni, mis on elutähtsad IRGC ja Iraani armee organiseerituna hoidmiseks. Väljaanne lisab, et alates operatsiooni Eepiline raev algusest on kahjustada saanud üle 50 Iraani sõjaväebaasi ning on väidetud, et Iraani sõjaline võimekus on langenud 60–80% varasemast. Iran International teatab samuti, et räägitakse isegi IRGC laiali saatmisest, kuna see rühmitus on Iraani režiimis üha rohkem võimu kogunud. Pole selge, kas see oleks tõeline laiali saatmine või lihtsalt ümbernimetamine, kuid juba see, et sellest üldse räägitakse, näitab Iraani sõjalise struktuuri segadust. See kaos loob kurdidele võimalusi alustada suuremahulist kampaaniat, mis vähemalt sunniks Iraani režiimi neid rahule jätma. Või, kui see hästi läbi viiakse, võiks isegi viia režiimi lagunemiseni, mis on endiselt liiga lähedal kuristiku servale. Stabiilsus, mida Iraani režiim vajab, et piisavalt hästi toimida ja organiseeritud kurdi vastupanu peatada, oli juba lagunemas, kui massilised protestid riigi majanduse olukorra üle vallandasid kõik selle, mida oleme seni 2026. aastal näinud. Nüüd, kui nii paljud režiimi ja IRGC juhid on surnud, on Iraanil raske korraldada selliseid mahasurumisi, mis on kurde nii kaua vaos hoidnud. Siiski peab võimalusega kaasnema ka ühtsus. Ja see toob meid tagasi millegi juurde, mida me varem mainisime. Me ütlesime teile, et on 5 kurdi armeed, kes kõik on valmis Iraani vastu võitlema. See polnud liialdus. Vaid mõned päevad enne seda, kui USA alustas operatsiooni Epic Fury, toimus kurdide seas huvitav areng. 5 Iraani kurdi poliitilist parteid otsustasid ühineda, et moodustada Iraani Kurdistani poliitiliste jõudude koalitsioon. Kõigil neil 5 parteil on sõjalised tiivad, teatab Atlantic, ja kõik näivad olevat valmis allumi Iraani Kurdistani Demokraatliku partei ehk KDPI üldjuhtimisele. See on peaaegu nii, nagu need parteid oleksid teadnud, et midagi on tulemas, mis raputab Iraani režiimi põhjani ja nad tahtsid olla valmis sellest kasu lõikama. Arvatakse, et USA suhtles mitme neist rühmitustest juba 5. märtsil.
Just siis teatas Al Jazeera, et USA president Donald Trump oli rääkinud Kurdistani Demokraatliku Partei, Kurdistani Isamaliidu ja varem mainitud KDPI juhtidega. Ühinenud kurdi parteid, mis tuletame meelde, on Iraani režiim püüdnud ebaseaduslikuks kuulutada, kutsusid samuti Iraani sõjaväelasi üles nende poole üle tulema. See on huvitav nüanss. Rahulolematus Iraani režiimiga ulatub palju kaugemale kui ainult kurdi elanikkond. Kui see ühendatud kurdide grupp suudab teisi enda poolele tuua, siis on Iraani režiimil tõsine probleem. Selles näeme ühtsuse ja võimaluse kokkulangemist. Ja pea meeles, et need kurdi rühmitused ei ole amatöörid. Nad on relvastatud. Paljud nende sõjaliste tiibade liikmed on hästi välja õppinud. See, mida me nüüd näeme Iraani Zagrose mägede piirkonnas, võib olla ohtliku strateegia algus, mis põhjustab Iraanile suuri probleeme. Kurdid tunnevad neid mägesid hästi, kindlasti paremini kui Iraani revolutsiooniline kaardivägi. On võimalik, et ühendatud kurdi võitlejad korraldavad rünnakuid Iraani režiimi vastu väljaspool oma territooriumi, et meelitada Iraani revolutsiooniline kaardivägi ründama Zagrose mägedes. Kui see nii on, siis Iraanil saab olema raske. Nad toovad tanke ja rakette lahingusse, kus mõlemad osutuvad kasutuks. Kurdid tunnevad kõiki looduslikke kitsaskohti oma mägedes. Nad võivad lahkuda, rünnakuid korraldada ja siis taas mägede varju taanduda, tekitades kahju Iraani armeele, mis on juba saanud rängalt kannatada operatsioonis Epic Fury. Kui seda armeed järk-järgult nõrgestada, võib ka nõrgenenud režiim kokku kukkuda. Ja see viide operatsioonile Epic Fury toob meid tagasi USA juurde. Ameerikal võib veel olla roll Iraani režiimi kukutamises. USA ei saada oma sõdureid koha peale. Riik on juba loonud ülestõusuks eelduse, pommitades Iraani. Mida USA nüüd teha võiks, on anda kurdidele vajalikku toetust töö lõpule viimiseks. Isegi vihjati, et Ameerika tegi seda juba 4. märtsil. CNN teatas, et nende allikate väitel töötas CIA aktiivselt koos kurdi vastupanurühmadega, et julgustada Iraanis rahva ülestõusu. Selline tegevus on CIA jaoks tavaline ning me teame, et USA on varemgi kurdidega koostööd teinud. Siiski on ka märke, et USA ei pruugi olla valmis kurdidega koostööd tegema. Donald Trumpi tegur tuli mängu mitu kuud pärast seda raportit. 16. juuni artiklis väitis The Conversation, et USA on kurdid hüljanud ja Donald Trumpil oli selle teema kohta palju öelda. Kurdid ainult võtavad. Neil on kongressis hea maine. Kongress ütleb, et nad võitlevad kõvasti. Nad võitlevad kõvasti siis, kui neile makstakse. Ma olen kurdides väga pettunud, kuulutas Donald Trump mais Valgest Majast. Alati on nii raske aru saada, kas see, mida Donald Trump ütleb, on tõesti see, mida ta mõtleb. Kuid see, mida me praegu Iraanis näeme, võib väga hästi viidata sellele, et USA toetab taas kurde. Rahuläbirääkimised Iraaniga on taas kord takerdunud, isegi pärast seda, kui Khamenei allkirjastas memorandumi, mida ta ei tahtnud allkirjastada. Kui need rahuläbirääkimised lõpule viidaks, võimaldaks see Iraani režiimil keskenduda kurdidele. Võib-olla näeme siin mingisugust poliitilist mängu, mida keegi ei oodanud, kuna USA pikendab rahuprotsessi, et anda kurdidele aega. Nüüd näeme, kuidas kurdi väed viivad läbi koordineeritud rünnakuid IRGC ja Iraani režiimi vastu 100 kilomeetrite ulatuses. Juhus? Võib-olla. Või võib see olla millegi palju suurema algus, kus USA tegutseb varjatult, et toetada ühtset inimrühma, kelle eesmärk on vabaneda rõhuvast režiimist, mis on praegu nõrgem kui kunagi varem. Iraan ei ole ainus riik, kes tegeleb probleemidega oma territooriumil. Tuhandete kilomeetrite kaugusel tegelevad Putin ja tema Vene kaaslased, kes on Iraani liitlased, oma enda probleemidega. Tšetšeenia liigub võimujärgluskriisi poole ja see võib tähendada, et Putin peab tegelema oma enda sisemise ülestõusuga. Saad teada, mida see kõik tähendab, kui vaatad meie videot. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show'd ja vajuta teavituste kellukest, et näha rohkem meie kajastusi ja analüüse viimaste geopoliitiliste arengute kohta üle kogu maailma. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!